sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Tere armsad hooaeg saate vaatajad. Naised tahavad ju ikka särada, aga tõeline ilu ei tule ainult välimusest. See algab meie seest. See algab hetkest, mil saame endaga sõbraks ning armastame end päriselt. Juuksemaailma trend on terved ja elujõulised juuksed ning selle saavutamiseks on oluline valida toimivad tooted. Krista, olen kuulnud, et Beacree on nüüd uuendanud oma tootevalikut. Räägi meile nendest lähemalt. Kui sul on värvitud juuksed, siis sa tead, et juuksurist tulles on värv hästi ilus ja ergas ja läikiv, aga juba mõne aja pärast hakkab see juuksevärv tuhmuma, läige hakkab kaduma. Iseenesest on see normaalne, sest iga pesuga me peseme natukene värvipigmente välja. Juuksepind muutub kuivemaks ja karedamaks ja kui pind on kare, siis ta enam ei peegelda valgust nii hästi. Nii et Beacree tegi täpselt sellistele juustele ehk siis värvitud juustele erihooldussarja nimega Core Light. Ja see Core Light sari teeb nüüd 3 asja. Esiteks ta puhastab õrnalt, mis aitab siis juuksevärvi pigmendil pikemalt püsida. Teiseks ta niisutab juuksepinda, et parandada kammitavust ja hoida ära kahusust. Ja kolmandaks ta hoiab siis juuste niiskust tasakaalu. Ja siin sarjas sisaldub üks huvitav innovatiivne taimne komponent. Eesti keeles on selle nimi vägiheinaõie ekstrakt. Ja sellel on juba looduslikud omadused peegeldada tagasi UV-kiirgust. Ehk see on see tore komponent, mis suurendab juuste optilist sära ning kui ka juuksevärv kipub tuhmuma juuksuriskäikude vahel, siis see hooldussari aitab sellel värvil olla kauem kirgas, läikiv ja pikendada pisut seda püsivust. Üks asi, mida vajavad nii värvitud ka täiesti naturaalsed juuksed on niisutus. See uus toode, mis tuli Beacree Hyaluronic sarja, on mõeldud nüüd juustesse jätmiseks. See on juustesse jäetav balsam, mis sisaldab siis hyaluroonhappet. Ja me kõik teame, et hyaluroonhappe on hea niiskuse siduja ja hoidja. Nii et kui ta saab su juustel toimetada, sa ei pese seda välja, siis on selge, et juuksed on pikemalt niisutatud. Lisaks sisaldab see pähejätav balsam kollageeni ja proteiine, mis siis tugevdavad juuksepinda ja siluvad juuksepinda. Ning kui juuksed on hästi niisutatud, näevad nad lihtsalt nii palju paremad välja. Ja üks suur boonus, mis sellel pähejätaval balsamil on see, et ta on ka kuumakaitsega. Ja 3. uudis, mis Beacreel on blondidele. Blondid teavad väga hästi, et ka see blond toon kipub minema üsna kiiresti kollakaks ja soojaks ning siis me neutraliseerime neid violetset alatooni kandvate šampoonide, balsamite või maskidega. Aga Beacree tõi nüüd välja hooldustoote sprei, mis on ka natukene toonilt selline violetne, nii et pange räti kõlgadele, kui piserdate seda oma juustele, aga see aitab samamoodi neutraliseerida seda kollakat tooni. Ta ei ole lihtsalt sprei, ta on hooldustoode, siin on ka kuuma kaitse sees, mida blondid juuksed väga-väga vajavad. Minul igal juhul tekkis küll nüüd huvi neid tooteid proovida, aga kus neid soetada saab? Kogu valik on olemas ilusadjuuksed.ee lehel, aga ka ILU kaubamajades, Tallinna kaubamaja ilumaailmas ja muidugi vaadake siis oma kodu lähedal olevatest ilupoodidest, kas seal on ka juba olemas. Aga ilusadjuuksed.ee lehel kehtib teile nüüd nädala jooksul 15% sooduskood, kasuta ilusadjuuksed 15 ja saad neid uusi asju proovida pisut sõbralikuma hinnaga. Veidi veel ja grillihooaeg ning aiapeod ongi käes. Ja et grillmeistrite fantaasiat rikastada, siis uurimegi, millega üllatab Maxima meid sel kevadel. Tere ka sulle kõigepealt. Et nagu on tavaks saanud, siis Maximas toimub suur sortimendi vahetus alati vahetult enne kevadet. See hõlmab meil nii lihatooteid, kulinaariat kui ka kondiitrit. Täna on meil siis laua peale pandud tegelikult üks pisikene osa kogu meie uuest sortimendist. Kui aga eestlased grillima hakkavad, siis teadagi, liha on ju alati esikohal. Mida põnevat aga leiab teie grillivalikust? Täna esiteks laua peale tõin ma 4 erinevat. Kokku meil tuli 13 erinevat toodet tettidele. Minu isiklik lemmik on see tagumine, on sulajuustu marinaadis broileri kintsuliha.
Teisena tuleb kõrvale kreeka jogurti ja ürdimarinaadis broileri kintsuliha. Siis tomatine ja suitsupaprika seakaela karbonaadi steik, hästi hea ja kiire grillimine, siuke 10-15 minutit ja õhtusöök on valmis. Ja muidugi see suitsupaprika annab talle sellise väga sügava ja suitsuse meki sinna juurde. Ja viimasena natuke selliste hõrkuliha ka, et sea välisfilee steik ukrainapärases marinaadis. Ja see ukrainapärane marinaad võib-olla ei ütle kohe mitte midagi inimestele, aga alati võivad minu poole pöörduda. Ma aitan ja ütlen, mis see tähendab, et tegelikult on see üks suur peotäis koduseid ürte. Kõige parem oleks seda teha vara kevadel, kui ürdid hakkavad kasvama ja siis mõnusaid vürtse sinna juurde panna. Kui me aga räägime salatitest ja soojadest toitudest, siis millised sobivad just eriti hästi aiapidustusteks või lihtsalt kiireks lõunasöögiks? Hakkame kõigepealt salatitest pihta. Et laua peale olen ma 3 tükki kõigest toonud. Valikus on meil hästi palju klassikuid. Alates värsketest salatitest, majoneesiga salatid ja aina luksuslikumaks edasi. Et miks ma tõin selle valiku praegu on kanatakosalat. Ehk siis on kergelt rööstitud kana, kõik takodele omased komponendid, mais, must tuba, avokaado, kirstomat, tugevalt cheddarine kaste ja kogu selle krõmpsu annab ikkagi peale päris nacho chips, mis on siia peale purustatud. Ideaalne lõunasöök kui ka enne grillimist selline hea vahepala, kuni meil näiteks sea välisfilee, mis tahab natuke kauem, küpseb grilli peal. Teiseks Itaalia päritolu pigem selline pigem juba restorani kvaliteedi salat on serrano ja kitsejuustu salat maasikatega. Kõik head asjad, rukolat, spinatid, avokaadod. Peale on pandud ka kastmeks natukene balsamico kreemi. Ja üks väga huvitav salat, mis käib meil sortimendis tegelikult juba 5. korda. Iga kevad tuleb tagasi meil, on brokkoli salat päevalille seemnetega. Et alati, kui me ta sortimist välja võtame, saame me lihtsalt kurjad kirjad, kus on saad. Kuigi tegelikult müügid ei näita seda, et see salat oleks nüüd kõige populaarsem meil. Aga on kindel klientuur, kes ainult seda salatit eelistavadki. Ja minu silmis on see üks parimaid salateid üldse grilli kõrvale. Mille poolest aga eristuvad meistrite kvaliteeditooted teistest valikus olevatest toodetest? Ilma pikema jutut teeme selle asja lihtsaks ja arusaadavaks, et lihtsad ja kodused maitsed. Me ei kasuta mingid väga kahtlaseid ja tundmatuid aineid oma toitude sees. Ja kõik valmib meie pisikestes tootmistšehhides käsitööna. Üks õige grillpidu lõpeb ju alati magustoiduga, aga milliseid desserte soovitate oma valikus siis proovida? Loomulikult üks grillpidu lõpeb alati magusampsuga ja valge ninaga, et seal ma soovitaksin sefiirikorvikest, sidrunimaitselist või siis banaani armastajatele banaanikookki. Meie külje peal on imeline päikesepaisteline mandarinitort ja kodukootud õunakook, mida võib ka grilli peal soojendada. Ja samuti on meil käimas meistrite kvaliteedi grilliloos. Alates 13. aprillist kuni mai lõpuni anname me ära oma klientidele 7 Weberi gaasigrilli, ostes meie meistrite kvaliteedi lihatooteid, rega tšekk ja looda oma loosiõnnele. Samuti ma tahaks öelda, et imelist grillihooaja algust teile kõigile. Jätkame Kadrioru kunstimuuseumist looduse ja kunstisümfoonia näituselt. Mis on selle kunstikollektsiooni puhul eriti hinnatavat? Gösta Serlachius huvi oli Soome kaasaegses kunstis, aga tema kõige lemmikumaks kunstnikuks ja tema heaks sõbraks oli Akseli Kallen-Kallela, Soome rahvusliku romantismi ja rahvusliku liikumise liidril. Ja pärast Kallen-Kallela surma soovis Gösta Serlachius osta nii palju Kallen-Kalle töid kui võimalik ja juba kunstniku eluajal ostis, tellis ja sai kingituseks ta mitmeid töid ja seetõttu Serlachiuse kogu ongi huvitav Kallen-Kallela loomingu kogu paleti esinduses. Siin on hästi palju varaseid töid, aga ka küpse kunstniku Kalevala teemasid, krestomaatiliste tööde eeltöid, eskiise või ka suurte monumentaalsete seinamaalingud, nagu siis meie kevad ettevalmistavaid töid.
ja samuti on kogus teised märkimisväärsed Soome kunstnikud nagu Hugo Simberg, Pekka Halonen ja erilise sellise peatüki moodustab nüüd juba fondi meie sajandil lisaks kogutud suur kollektsioon Helene Scherfbecki teoseid. Helene Scherfbeck, kes on Soome kunsti üks nõutumaid või selliseid populaarsemaid tänapäeval kunstnikke, kes suutis arendada oma üksildases ja väga vaevarikkas elus isikupärase stiili ja väga peene tunnetuse ning siin näitusel on Helene Scherfbeckilt 2 tööd, sealhulgas ka suur märgiline punapea kujutis, mis on olnud Scherfbecki esimese kataloogi kaanepildiks. Kes on oodatud looduse ja kunsti sümfoonia näitusele? See näitus on üles ehitatud esteetiliselt ja teosed ei räägi meile keerulist lugu, tähendab, iga teos räägib iseendast, aga kuraatorid on valinud teosed, mida on tore uurida ja selle näituse motoks või selleks juhtnööriks on see esimene töö, mis tervitab meie näitusele sisenedes Hugo Simbergi Maal vennad, kus poisid uurivad kunstiteost. Me ei näe, mida nad vaatavad, aga kuraatorid pakuvad, et vaata pilt, vastab sulle nii paljudele küsimustele ja meie haridustöö kuraatorid on välja töötanud sellised toredad lehed, mis on abiks näituse külastuseks. Nii lastega tulles on siis meil sellise tunnete kaart, kus me saame vaadata ühes saalis mõelda tunnetele, vaadata teose detaile, teises toas mõõta temperatuuri, kus on külm, kus on soe, millised helid kostavad millisel maalil, milline maal on vali ja milline vaikne. Ehk siis need on imelised väiksed lihtsad nipid, mis aitavad teoseid mänguliselt vaadata, aktiivselt kaasata ja tähelepanu äratada. Ja täiskasvanutel on sarnased aeglase vaatamise kaardid, mis on natuke sellise põhjalikumad või siis rohkem mõtisklema kutsuvad ning seda on juba rahvusvaheliste selliste uuringutega tõestatud, et kunsti koos vaatamine, kunsti üle arutamine on ülihea vahend suhte hoidmiseks, sõpruse arendamiseks, teambuildinguks nii-öelda kolleegidega, teineteise tundma õppimiseks, nii et kohtingule tulla muuseumisse, vastata koos aeglase vaatamise küsimustele ja sa saad palju paremini teada, kes see sinu kaaslane on. Aitäh Aleksandra selle inspireeriva kohtumise ja kunstinäituse tutvustamise eest. Suur tänu siia tulemast ja ootame kõiki televaatajad näitusele. Gold Time, sinu aeg särada. Gold Time, sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Sageli võtab haigustest või traumadest paranemine aega ja täieliku tervenemiseni on vaja taastusravi. Füüsikaline taastusravi on vajalik patsientidele, kellel esineb valu, lihaspinget, kelle taastumine vajab tõhustamist, ehk see on selline lisaprotseduur, mida me saame pakkuda oma patsientidele. Näiteks peale operatsiooni või haigust, et me saame füüsikalise ravi abil parandada liigesliikuvust, vähendada valu, krooniliste haiguste puhul, nagu alaseljavalu, me saame säilitada patsiendi seisundit stabiilsena. Aga kindlasti peab märkima, et füüsikaline ravi ei ole eraldiseisev ravimeetod, vaid see on üks osa taastumisest ja kindlasti on vaja seda ravi kombineerida teiste ravimeetoditega. Millised võimalused on Hea Tervise Keskuse taastusravikliinikus?
Hea Tervisekeskuses on hästi palju erinevaid protseduure, kindlasti iga protseduuri me valime vastavalt patsiendi probleemile ja siis eesmärgile. Näiteks üks protseduur, mida me võime pakkuda, on impulssravi. Tegemist on aparaatse ravi vormiga, kus siis protseduuri ajal kasutatakse erinevaid elektrivoolu liike. Et siis selle protseduuri abiga me saame vähendada valu, me saame parandada koes ainevahetust ja vereringed, me saame leevendada lihaspinget ja me saame vajadusel stimuleerida närvi. Järgmine teenus, mida pakub Hea Tervisekeskus, on parafiinravi. See on hoopis soojaravi protseduur, mille käigus siis patsientidele asetakse parafiinosakiriidmähis umbes 20 minutiks ja siis selle toimel paraneb koes verevarustus ja väheneb lihaspinge. Et selline teraapia sobib patsientidele, kellel on liigesjäigus, lihaspinge või krooniline valu. Näiteks patsientidele artroosiga. Veel üks protseduur, mida me saame pakkuda oma patsientidele, on soolaravi ehk speleoteraapia. Soolaravi sobib patsientidele, kellel esinevad hingamisteede haigused, kuna see aitab leevendada köha, aitab parandada hingamist, aitab vähendada allergiat ja tegelikult aitab ka ennetada haigusi. Et selle protseduuri käigus kasutatakse kuiva natriumkloori aerosooli, mille sisse hingamisel siis sool satub hingamisteedesse, limaskestadele ja toimub siis antibakteriaalne efekt ja paraneb patsiendi enesetunne. Ja viimane protseduur, millest ma tahan rääkida, on külma kompressioonravi. Tegemist on siis lokaalse külma ja kompressioonravi kombinatsiooniga, et seda kasutatakse siis enamasti pärast operatsiooni või traumat, et siis kui patsiendil on vaja leevendada põletikku, vähendada tursed ja oma toimega ta kindlasti kiirendab taastumisprotsessi. Kuidas patsiendid teieni jõuavad? Kindlasti protseduurile saamiseks on vajalik arsti saatekiri ehk siis läbi arsti vastuvõttu, aga Hea Tervisekeskus võtab vastu patsiente nii ambulatoorselt kui ka pakub ravi statsionaaris olevatele patsientidele. Oleme varasemalt Brükkar bioprügikastidest rääkinud, aga nüüd võtame selle teema uuesti üles, sest lisaks biojäätmetele on vaja leida lahendusi ka teiste jäätmete sorteerimiseks. Anett, milliseid lahendusi aga teie pakute? Kui Brükkar tõesti varasemalt keskendus ainult toidujäätmetele, ehk siis meil on pakkuda väga hea lahendus, bioprügikast, mis ongi mõeldud siis mugavaks toidujäätmete sorteerimiseks, siis me saime aru, et jäätmeid on ju veel ja meie kliendid on küsinud, et kuidas see mugavalt lahendada. Ja Brükkari tooteperekond on nüüd laienenud uute sortimiskastidega, mis on mõeldud siis kõikide teiste jäätmeliikide jaoks, nagu näiteks taara, pakend, paber, klaaspakend ja need on sellised väga elegantse hea välimusega, väga kvaliteetsed ja mis põhiline, neid ei pea kuskile peitma, sest et nad näevad head välja ja neid saab siis sättida kas näiteks köögisaare alla, kuskile käeulatusse külmiku kõrvale, aga samamoodi nad mahuvad väga hästi garaaži, panipaika ja nad on sellise kahes suuruses, mis teeb ka asja mugavamaks ja teiseks see, et neid saab ka üksteise peale ladustada, ehk siis nad võtavad vähem ruumi. Millised on aga Brükkar sortimiskastide peamised omadused? No esiteks on neil väga mugav kasutaja kogemus, et see luuk siin, seda saab jätta avatuks, aga samas ta liigub ka niisama. Ja põhiline, mida tegelikult kliendid ka küsisid, on just see tühjendamise mugavus ja selleks on siis nendel sangad. Nii et kui avada see kast, siis võtta siit sangadest ja nii on oluliselt lihtsam seda kuskile siis tühjendada, kas konteinerisse, prügikasti või samamoodi saab nende sangadega siis mugavalt ka auto pagasiruumi tõsta, kui on näiteks vaja taarat minna viima. Brükkar sortimiskaste on kahes suuruses, on selline pisem, see on 30 liitrit, suurem 40 liitrit ja vastavalt siis sellele, et mis jäätmeid sul rohkem tekib, tasub neid siis nii-öelda miksida oma vahel ja ka värvide osas me küsisime klientidelt, et mis nad sooviksid ja ikkagi eestlane tahab halli, turvaline, sobib igale poole, aga tegelikult ka see oliiviroheline sai väga sooja tagasiside, nii et see on ka meie valikus ja tooted on tõesti ülimalt kvaliteetsed, nad on valmistatud taaskasutatud plastikust ja nad on toodetud Hollandis. Me ei ole veel rääkinud
rääkinud prügikottidest. Kas aga prükkartoodetega siis tuleks neid kasutada või pigem mitte? See on üks kõige levinum küsimus ja meie kliendid on ikkagi jagunenud suht pooleks ja tegelikult väga paljud neid ikkagi küsivad sellel põhjusel, et võib-olla see prügikast, kus nad siis tühjendavad neid toidujäätmeid või neid kõiki teisi jäätmeliike, asub ikkagi piisavalt kaugel nende kodust, võib-olla kortermajas, pead pika tee jalutama, et siis nad eelistavad, et siis kui nad välja lähevad, on juba see kott nii-öelda käes ja nad rohkem tagasi tuppa ei lähe. Ja siis me tõesti soovitame neid kasutada ja kui varasemalt me ise neid ei pakkunud, siis nüüdsest on meie tootevalikus ka täpselt õiges suuruses kotid, ehk siis suurem kott, mis on mõeldud prükkar sortimiskastidele ja väiksem biolagunev kott, mis on siis mõeldud prükkar bioprügikastile, ehk et selle saab kohe otse sinna biokonteinerisse koos kotiga panna. Kust aga neid prükkari tooteid soetada saab? Prükkari tooted on saadaval prükkari e-poes prükkar.ee ja hooaja vaatajatele on meil ka sooduskood hooaeg 20, mis annab soodustuse kõikidele prükkari toodetele. See aasta on olnud erakordselt soe kevad, mis toob peagi meieni aiatööd ja et ise puhkehetki ning aiailu nautida, oleks tark see jätta robotite kanda. Milliseid muru robotniidukeid soovitab Aiatäht? Me soovitame kliendil valida kaablivaba Sveaverken robotniiduk. Selle paigaldamine on imelihtne ning seadistamine käib väga kiirelt. Samuti puuduvad kaablikatkestuse mured ning kui aias peaks tekkima soov miskit ümber kujundada, siis mugavalt läbi äpi saab need muudatused tehtud. Millised on Sveaverken kaablivaba muruniiduki eelised? Kindlasti väga suureks eeliseks on 3D-lidar. See kohandab siis niitmise vastavalt maastikutüübile. Tagab ülitäpse niidu tulemuse ja annab robotniidukile võimaluse niita sümmeetriliselt ehk järjestikku ja seda kõike 360 kraadi ulatuses. Tagatud on suurepärane niitmine ka kõrghaljastuse all ja robotniiduk on suuteline niitma pimedas, hämaras ja samuti ka uduse ilma korral. Robotniidukil on võimalus muuta terakiirust, sõidukiirust ja samuti lõikekiirust. See muutmine käib imelihtsalt läbi äpi. Aga millisele pinnale ja kui suurele murualale on need mõeldud? Sveaverken robotniidukid sobivad igat tüüpi murualale. Robotniidukil on vastupidavad kummiprofiiliga rattad. Lisaks saab paigaldada ka rattapiigid, mis parandavad maastiku suutlikkust veelgi. Robotniidukil ei ole probleem liikuda ühelt murualalt teisele, ka juhul, kui vahel peaks olema asfalt või siis uunikivi. Samuti on meil pakkuda erinevas suuruses niidualadele robotniidukeid. Igale niidualale on meil sobilik lahendus olemas. Meie robotniidukeid võib juba praegu niitmas näha lasteaedades, korteriühistute territooriumil ning samuti ärihoonete ümbruses. Ja kuhu peaks pöörduma, et robotniidukitega tutvuda saaks? Meie esindus asub Tallinna külje all Peetris, tuleviku tee 10, et meie kogenud spetsialistid rõõmuga ootavad ja aitavad sobiva robotniiduki välja valida. Kindlasti saab külastada ka meie veebilehte, milleks on aiataht.ee, et ka sealt on võimalik endale sobivust sooritada. Loodame, et leidsite meie tänases saates mõne mõtte, mida endaga kaasa võtta või ehk midagi uut, mida proovida. Ja et kauaoodatud kevadine soojus tõeliselt rõõmu teeks, siis veetke võimalikult palju aega õues. Kohtume juba nädala pärast ja hooaeg on jälgitav ka YouTube'ist. Gold Time, sinu aeg särada.